ja tubli koer ja saab kohe kätte ka. Sisekaitseakadeemia teenistuskoerte koolituskeskusel on käimas väga eriline nädal. Sel nädalal alustas põhikursust uus kursus kutsikaid. Esimesse klassi astus mitu uut teenistuskutsikat ja ka nende koerajuhid. Rääkige, miks on see nädal siis sellele koolituskeskusele eriline? No, eks ta on erinevatele põhjustel muidugi, aga meie jaoks siis esmaspäev oli nagu 1. september, kus siis hakkas pihta meie uus põhikursus, kus siis täiesti verivärsked kutsikad, vanuses 2 kuud, 3 kuud ja täiesti juhujuued koerahed, kes kunagi pole koera omanud, õpivad siis koerajuhtideks. Ja muidugi lisaks sel ajal siis meil nagu koolis ka muid asju. Nagu enne siin taustaks oli näha, siis oli meil suuraine koolitus, kus koerad otsivad kilosid ja kilosid narkootilist ainet, mis on peidetud. Lisaks samal ajal me õpetame ka näiteks surnud metsigade koeruste koolitus, täna õhtul tuleb muuses. Ja lisaks sellega homme näiteks me koolitame kaitseliitlasi, kes siis metsas otsivad inimese taga. Et palju tegevusi. Ja mida peaks siis üks kutsikas pärast esimest koolinädalat oskama? See on hea küsimus. Ma arvan, et ta ei oska suurt veel midagi. See lihtsalt põhjusel, et täna on nagu lühendatud nädal ja 4 päeva jooksul me õpetame kindlasti palju asju. Me õpetame jälge, me õpetame markeerimist, me õpetame koostööd, mida kõike veel, eks ju. Aga on selge see, et me ei õpeta ju koeri, me õpetame inimesi. Ja antud juulis siis nagu, mis inimesel meelde jääb, sellega täpselt ka koju läheb. Aga kuidas peaks tavainimene käituma, kui ta näeb, et teenistuskoer on tööl? Liigub rahulikult mööda, sest see koer ei lase ennast üheski inimestes häirida. Näppima ei lähe, puudutama ei lähe? Ja kindlasti mitte, et keegi läheb ju politseinikul vöö pealt relva puutuma. See lõpetati maks väga halvasti. Ja tema on ka teatud määral politseiniku relv. Ja ta on seaduse mõistes lausa erivahend, eks ju. Kuigi elus olendi kohta öelda, et erivahend on natuke naljakas, aga selle vaatamates seadus nii seda käitleb. Lisaks 1. klassi kutsikatele koolitatakse siin ka narkokoeri, nagu täna. Narkokoerad on juba sutsu vanemad, kui mitte öelda mitu aastat vanemad kui 1. klassi minejad. Täna proovivad tulevased narkokoerad leida suurt kogust narkootikumi nii siseruumidest kui ka autost. Mis siin täpsemalt toimuma hakkab selle autoga? Et meil on siis narkokoerte harjutus. Et meil on peidik tehtud autosse, me jätsime automootori tööle ja me tahamegi tegelikult näha, et kus seda lõhna koera jaoks kõige rohkem välja tuleb. Et see eesmärk ongi see, et autos tekib siuke rõhk ja kuskilt see lõhn hakkab siis välja pressima ja me vaatame, et kus see koer siis selle lõhna nagu kõige paremini kätte saab. Milline koera tõug on eelistatud, et kellel on eriti hea nina selles? No see on nagu hästi levinud küsimus, aga ma ütleks nagu niimoodi, et loomulikult on välja kujunenud teatud tõud, mida kasutatakse teenistuses, et traditsioonidest tulenevalt, koera omadustelt, iseloomudelt ja nii edasi. Aga tegelikult oluline on ikkagi selle koera materjali olemus, et kas see koer kas ta soovib inimesega koostööd teha, kas ta soovib midagi toimetada, kas ta on enesekindel, et see tõug kui selline nii väga nagu rolli ei mängi, pigem on see tahe inimesega koostöötada. Ja kuidas tänane siis on näidanud, kas tänased katsekoerad on tahtnud inimesega koostööd teha selles osas? Ja need koerad on väga tublid. See koostöö inimeste ja koerajuhtide vahel on väga hea, et koerad on kindlasti teenistuseks valmis, nad ongi juba tegelikult teenistuses, et selles suhtes võib nagu väga rahule jääda.